Kõige raskem ettevõtlusega alustamise juures oli välja mõelda see, millega tegelda ja kust leida selleks tegevuseks nüüd raha. Ettevõtte toimima panemine on samuti üks raskemaid asju, sest tundub, et alustades kõik nagu tahaksid sinu juurde tulla, aga tegelikkuses see nii ei ole. Ja usaldust looma, et inimesed tuleksid sinu ettevõtte juurde. Ja me otsisime endale mõttekaaslaid nii kohta, kus toimetada ja leidsime inkubaatori, kolides kohe sinna kontorisse ja hakates toimetama, sest inkubaator on üks selline mõnus koht, kus saab oma ideed teostama asuda ja väga palju arutada teiste inimestega seda, mida plaanid teha julgelt, ilma et keegi su äriideed ära võtaks. Inkubaatori keskkond on hästi kasulik selles osas, et ta paneb enda tegevust pidevalt analüüsima. Iga kvartal tuleb välja võtta see, mida sa teinud oled, võrrelda selle prognoosiga, mida sa varem oled hinnanud, kuidas sul minna võiks ja samas on võimalus läbi arutelu saada ka positiivset ja negatiivset tagasisidet ning nõuandeid, kuidas edasi minna. Inkubaatoris olemise ajal on üldse palju huvitavaid mälestusi, alates ühistest üritustest, lõpetades sellega, et seal on koos palju erinevaid firmasid, kellega on võimalik luua erinevaid koostöö sidemeid, sest ka tema toimetab inkubaatoris, ka tema mõtleb sügavuti oma äri üle ja tänaseks meil on näiteks väga heaks partneriks kujunenud tahmade osas Beroliina, kes samuti alustas inkubaatorist ja väga kvaliteetsed.